Päike ei ole hea raisk. Opa, ja kohe otsas, niigu maandus, korralik kala ka veel raisk. Niigu maandus, kohe lajatas raisk. Siit see algab. Meri vaikib, aga mehed ei vaiki. Visadus ei vea alt. Jälle vaikus. Veel üks vise, veel üks võimalus. Tuul näkku, sool silmis. Ritt paindub, süda peksab. Vaata! Magnet jälle läheb! Ei anna alla, sest järgmine vise võib muuta kõik. Ahoi, no nii, jälle järjekordselt kalavetel. Ehk siis olen jällegi merikat püüdmas. Ja just toimus action. Püüdsin siis sektori läbi sealt, ei olnud muhvigi ja hakkasin nüüd järjest siis teisel poole liikuma ja kala otsima mööda äärt, et mitte loopida siis ühes kohas. Ja liigun ja siis jõudsin siia sellesse sektorisse, kus ma praegu olen ja hakkasin siis siit loopima, kus mul nüüd action käis. Tegin siit mõned pikad visked ja ei midagi ja siis panin siia kivide vahele ühe hea pika viske. Ja siis kerin ja vaatan ise kõrvale ja jälgin merd, et täna siuke üsna sile, et on ilusti kala näha, kui käib pinnas. Ja siis järsku raksaki otsas. Algul mõtlesin kivisse tagus, et lõi tõnks ja kohe uus võte järgi. Aga seekord oli siiski kala. Ja korralik siuke ilus õbe, nagu ikka siin taga ajame neid. Ei olnud laskuja kala, oli ilus korralik hõbekala ja tegisin mõnusa sõidu ja võitluse kuni peaaegu lõpuni välja siis. Ja keerasin siit sidurit vaikselt peale, ei mitte midagi pinget, ei kinni, vaid siuke paras jagu, et kui sööstu saab teha, et siis läheb. Tegi oma tiirud siin ära ja lõpuks tuli siis lähedale siia samasse nina alla, ütleme selline 2 meetrit minust ja siis keeras konksu lahti, konks tuli suust ära. Oba, ja siin samas kratt läheb huvitavaks. Kala siin samas lähedal. No, päris alakas ei olegi. No, vaatame, kui suur sa oled siis. Hopsti, ilus mõõdukas. Tundub, nagu oleks mõõdukala.
natuke sidurit peale, toome ta lähemale siia. Passis siin kivide vahel. Tundub mõõdukala moodi, jah. On jah, mõõdukala. Ja läks. Ai, kuramus küll. Ai, sellest oli kahju nüüd. Nina all pääses. Jess! Mõnus adrekas. No nii, nüüd oli siis näha, kuidas mõõdukala pääseb ka inlineri ühe konksuga ära. Et sai teda siin natuke väsitatud küll, aga ilusti pääses, ilus hõbe, ei olnud laskuja ega midagi. Aga no püüame edasi, et mis me ikka teha saame, selline see merikapüük on. Mis ma veel tahtsin tegelikult öelda, mida ma soovitan siin teistele ka, kes ei ole proovinud, et inliner lantidega ja Margo Tuul teeb siin igavesti ägedaid inliner lante, sellised spinnerid. Et kui kerid, siis lant seda siis pinnib ümber oma telje 360 kraadi. Ja kui pausi teed, siis täpselt samamoodi vajub seda spinnides, et ei kuku läbi. Ja mis inlineri eelis on? Inlineri eelis on see, et kes ei tea veel, siis lant jookseb sedasi eest ära. Siin on mul konks. Näed, nii kui kala tuleb, lant jookseb eest ära, et siis ei teki seda surnud nurka või kinnist nurka, et kala saaks siis ära lahti keerata konksu. Ja seda siis väidetavalt pidi rohkem kalu külge jääma, aga noh, nüüd ütleme nii, et see kevad hakkasin inlineritega püüdma ja no ütlen, et 100% ei jää mitte ükski kala siin otsa, et ikka lähevad otsast ära, et ei ole siin sellist asja, et nüüd ainult see lant töötab ja see inliner süsteem, et sellega on võimalik siis kõik kalad kätte saada, et noh, päris nii lihtne ta ei ole. Aga kuna mul siin konks on nüüd vana ja siis mõtlesin, et vahetan selle konksu ära, panen siia uue konksu. Noh, tegelikult konks iseenesest süüdi ei olnud selles, et ta lahti sai. Konks on veel terav, aga järelikult oli kuidagi sellise kehva nurga all, et ta suutis konksu suust lahti keerata. Aga jah, ikkagi vahetan konksu ära ja siis vaatame, mis edasi saab siin. Alustasin jah, siin peale 9, kuskil 9:30 läbi oli kell vist ja mõtlesin, et tulen vaatan jälle, mis siin meres toimub. Nii, ongi konks vahetatud. Ei pidanud siduma ega midagi. On siis pandud sedasi, et siin on väike selline, otsas on siin väike lapik, no ta ei ole rõngas ka või mis iganes, ta on siuke ovaalne, kinnine, et seda ei saa lahti võtta. Ja siis selle järgi on kohe rõngas ja rõngas on siis konksus. Et see süsteem on just selle jaoks, et saaks konksu vahetada vajadusel, et ei peaks uuesti siduma iga kord. Et selline süsteem on tehtud. Et päris hea süsteem, nagu tavalandil keerad rõngast ära ja saad konksu ära vahetada. Nii. Nüüd on konks vahetatud ja vaatame, mis siis tänane päev meil veel näitab siin. Täna tulin jah ekstra tuulevaiksesse kohta püüdma, kus lainet peal ei ole. Ei pea iga kord siis tuules püüdma, et võib julgelt püüda tuulevaikseid alasid ka, et kala on täiesti olemas, et ega kala ei vali kohta ainult, et ta on seal tuules. Lihtsalt peavad tingimused ja asjad paika siin pidama. Nii, võt selline siis inliner. Praegu püüan sellise räime imitatsiooniga. Ehk siis selg on must ja kõht on hõbe ja teiselt poolt täpselt samamoodi. Töötavad ideaalselt. Väga head landid, Margo, kiidan. Tooda hoolega neid. Aga mis seal ikka? Vaatame edasi, mis päev toob ja olge mõnusad nii kaua.
Opa, järgmine kala. Aga see on nüüd veits pisem. No, see nii suur ei ole. See vist ei anna isegi mõõtu välja. Oi, mõõdukas vist isegi. Vägev. Võib isegi mõõdukas olla. Ja, see on ju mõõdukala. See nüüd nii ilus ei ole, kui see teine oli, aga on ka. No, sõbrake, tule siia. No, ütleme nii, et puhas merikas ei ole, täishõbe. Aga selline laskuja tüüp tundub. No nii, õnnestus siis siit teine sõber kätte saada. Aga kuna siis tegemist on lasku ja kalaga, siis mina neid kaasa ei võta ja lasen need sõbrad kõik tagasi ilusti. Nii, näitan ka kiirelt. Selline lasku ja kala siis on küll juba üsna siuke hõbe, aga ei kaasa ei võta ja laseme need kalad tagasi. Ridva pealt mõõtsin ära selline 55-56 ja täiesti ilus mõõdus kala. Vaatan uimede pealt on isegi võrgus käinud, aga jah, ei. Annan sellele sõbrale ka võimaluse siis tagasi minna. Siin ta mul on. Väga ilus tegelane. Nii, tule siia sõbrake. Laaseme siin tagasi ilusti. Ole tubli, kasva veel. No nii, tšau. Ja läks ilusti, läheb. Ja läks ilusti. Ai kui vägev. Ai kui vägev. Sai jälle üks ilus kala tagasi lastud. Et jah, mina ka isiklikult ei soovita teil algajatel või kes veel ei tea, et neid jões käinud kalasid ei soovitaks kaasa võtta, et liha ei ole veel kõige parem. Kuigi jah, juba oli üsna hästi taastunud, aga siiski las toimetavad ja toodavad veel toodangut, kui neil on võimalus. Loodame, et on neil siis võimalus veel edasi
kasvada ja ei jookse kuskile võrku kinni. Aga jah, mis ma veel soovitan teha, et kui kala saate siit poolt, ärge laske samasse suunda tagasi, laske selles suunas, teises suunas nagu kalda poole, et ta läheks siis kaarega minema ja et ei viiks teisi kalu kaasa, kui ta siit suure hurraaga nüüd leekima paneb. Aga vägev, teine kala, jess, anname kuuma. Opa. Nüüd vajutas hästi. Küll nüüd vajutas hästi. Nüüd vajutas hästi. Nüüd vajutas hästi. Yes! See sõber pani küll hea paugu. No ei ole nii väga suur, aga jõud oli ikka mõnus. Ei ole nii suur, no ikka 60 pluss. Ilus hõbe jälle. Ai, vägev! Kolmas kala. Siia liiva peale, siin ei ole kive. No see on küll ilus kotikala. No sõbrata, hopsti. Konks on nii suu nurgast kinni. Nii, näitan siis korra, kuidas see ühearuline konks kinni jääb. Ühearuline konks jääb kalale sedasi suu nurka kinni. No võt sedasi jääb ühearuline konks suu nurka, ilusti suu nurgas. No nii. No igal juhul hommik on hästi alanud, võiks öelda, ja no ikka adrekat on korralikult. Esimene 60 pluss kala pääses, no sellest ei ole midagi. Natuke saab raksaki, kohe teine ilus, siuke 55-56 rida pealt mõõtsin ja lasin ta siis ruttu koju tagasi ja nüüd Ahti siis andis ühe võimaluse veel ja nüüd on kolmas kala siis. Võt selline ilus kala. Vägev. Et ka väga ilus kala, ei ole häda midagi. Aga selle võtan kaasa ja vaatan, kui endale ei võta, siis viin sõbrale, et ilmselt viin sõbrale, et ise siin söönud küll neid kalu juba.
peab vahepeal pausi pidama, et ei saa kogu aeg kala ka süüa. Aga jah, sõber tulla sinna ei saanud. Viin talle siis kingituseks. Kala käis siin samas pinnast praegu, näitas ennast. Vaatame, kas saab võtma. Kala on siin samases olemas. Kolm kala praegu siis ja hetkel jäi vaikseks. Selles mõttes, et võttusid ei ole olnud, aga üks käis siin nina all. Pinnas nägin, seljauim käis välja ja teine hüppas taga kaugemal. Natukene viskesektorist väljas, aga pani ilusa küünla ja ikkagi kala on siin olemas, nii et tasub veel proovida. Aga hetkel siis teen väikse ampsu ja jalad on siin külmaks läinud. Mõtlesin, lähen soojendan natuke jalgu ka vahepeal, et ega need kalad ju eest ära ei jookse siit merest kuskile. Ja teen väikse lõuna, soojendan jalga ja siis tulen püüdma tagasi. Ja siis ilmselt tuleb üks sõber ka püüdma, kuna siin õrritasin teda kalapiltide ja videodega ja nüüd lubas ka püüdma tulla, aga jah, ilm on ideaalne, tuul lükkab mõnusalt peale, siuke paras katus on peal ja kala on olemas. Ja miks kala on olemas? Sellepärast, et üleeile oli siin tormas korralikult ja oli mere sassi peksnud ja siis tulin eile vaatama, oli juba enam-vähem siuke püütav, aga kala sees ei olnud ja vesi rahuneb maha, läheb puhtaks ja peale tormi on merikas platsis ja nii ongi, näed, 3 tükki, 3 ilusat kala ja nüüd mitmed hüppamised veel ja pluss siis see üks, kes nina all käis, nii et kala tuleb alati peale tormi randa vaatama, et mis toimub, kas süüa on, et see tasub alati meelde jätta ja teine, mis veel on alati enne tormi käib ka kala ääres ära, ei tea, mismoodi ta seda tunnetab, aga need tormihetked, need ta tunnetab ära enne tormi ja peale tormi on alati kala platsis. Et neid asju tasuks jälgida. Aga mis seal ikka? Vaatame, kui midagi veel õnnestub saada, lisan siia videosse veel juurde. Kui ei õnnestu, siis igal juhul äge hommik ja olge mõnusad. Näeme varsti. Väike ei ole jaarasi. Opa, ja kohe otsas, niigu maandus, korralik kala ka veel räis. Niigu maandus, kohe lajatas räis. Vanad on see madalas, seal kivi läks ära või? Ei läinud. No see on korralik, jälle siuke üle 60 ma pakun. 2 keeret võib-olla sain teha, ne? Ja ikka kivid ümber tiirutavad. Tundub päris ilus. Ai, raadio äge. Tundub ilus. Saame siia liiva peale rohkem.
ja nüüd tuleb siia sinu juurde. Ahah, siia tuleb. Ei näegi teda. Kui suur ta on? Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Väga ilus kala. Väga ilus kala. Väga ilus tegelane. Lähen taga siia poole eest ära. Korralik. Korralik. Assar rais. Palju on? 60 on ära. Lõdvalt. See oli jah niimoodi, et ma nägin laid kukkuda, see oli nagu nats juba oli. $70 tuuri või? Kuidas? 70 tuuri. On nii. No ikka korralik, vaatame. Ikka väga ilus kala ja. Pole mingi väga laskuja ka siuke. Päris hea. Kurvalt nii madalas poleks usknudki raisk, et ta seal passib. Täitsa seal kivi otsas oli peaaegu vaata. Siis tuleb koju ära minna. 2 kala ja kõik. Ära aja raisk. Korralik. Tundub küll, või vend oli nii kiire, et nüüd keeras konks. Konks on ninast läbi. Jaa. Nüüd keeras selle siia kahva raisk. Jah, täpselt. Ei ole päris ninast, ikka moka otsast on. Aga ilusti on sisse keeranud. Nii. Mis te nüüd on siis? On hõbe või? Kurat, nii kui on ikka hõbe raisk. On ikka, jah. Ilus paks ja. Mingi 70 ära küll või? Aga no vaata värvi. No kere on ka ilus siuke paks raisk. No vaata, siuke lilla elk on küll ja siis. Aga noh, ilusti on kosunud. No võtame kaasa või laseme tagasi. Laseme tagasi. Oota, mõõdame ära. Oota. Ei lase tagasi, ma võtan kaasa, ma võin sõbrale. Aga vaata, kui ilusad täpid üksikult. Päris hea. Sa oled ikka sirge kivi leidnud, sul tehti ikka viisakas see, vaatan nagu. Oi kinni õigaks, et juba jehkaks. 65. 65, 66 ma pakuks. No, mina tavaliselt võtan nagu siia, 65, sabakiirte järgi on 66. No venitame ikka. Jah, et nagu vennad teevad. Ei keerata. Ei. Ei lasku ajada küll ei ole. Ei ole. No, siin on natuke midagi, aga mis see võib-olla nüüd rapsimisega siin kahkus. Kunagi ta on jääs käinud ka. No pärast. Katsuda on vaata taastunud saba, alt on kõva. No siis ta pidi mingi sügisel juba tagasi tulema. Ja, ei vabalt, aga ta see kurat süüa kõlbab, see kala on väga hästi. Selle ei ole üldse küsinud. No nii,
väike kokkuvõte vahepeal. Tulin siis jälle auto juurde, mitte nüüd seekord sellest, et jalad külmetavad või kõht oleks tühi, aga noh, mis muud ikka seletada. Selline ilus tegelinski jälle. Selline 66 või mis ta seal oli, mõõtsime. Aga vaatan, panen korra kaalu külge. Puhastasin ta küll ära juba, aga kaaluda tasub ikkagi sellegi poolest. Mis see sõber meil siin kaalub siis? Noh, nii, mis ta meil siin välja venitab siis? No, 2,5 kilo. Selline sõber ja nüüd on neid siis kotis siin juba 2 tükki. Teine on siis siin kotis, mis ma hommikupoole sain ja nüüd on siin teine. Nüüd ei olegi muud, kui sõber tuli ka püüdma, et jääb siis nüüd sõbrale kala püüda. Enda limiit on mul täis. Koju ka veel ei tahaks minna ja nüüd katsume siis sõbrale ka saada. Aga no korralik action jälle mõnusalt madalas lendas otsa ja ägedat tralli tegi. Aga davai, mis seal ikka, ei hakka siin aega raiskama pikalt. Kala autosse ära ja uuesti püüdma. Vaatame, kaua siis püüda kannatab. Ilmselt päris õhtuni välja vist ei viitsigi püüda, et teeb siis kiirema lõpu täna. Aga no vaatame, mis seis on. Igal juhul käia tasub, kala on ääres ja prooviks ikkagi veel sõbrale ka siin paar tükki ära nokkida. Et endal ma neid kalad ei viin ühele heale sõbrale ja kuna siin sõber ei ole ammu ise kalale saanud käia, võib-olla juba mitu aastat, siis mõtlesin, et teen talle kingituse ja viin äkki 2 kaladal isegi täna. Vaat sedasi. Aga davai, ma proovin veel ja te olge siis mõnusad ja jälgige edasi. Nii, siin on siis see inliner MT käsitöölandid. Ja vot sedasi liigub see asi siit ära. Siin on siis silikonkumm, silikonpärl, mille jaoks see hea on. See on just selle jaoks, et kui lant siit liigub laks, siis ta ei lõhu seda sõlme ära. Et kui ta hooga siia lendab, siis see silikon nagu on selline stopper sinna. Kindlasti soovitan kasutada siin vahel seda silikonpunni, et need tavalised pärlid ei ole head, et see pärl lõhub ka samamoodi, aga just silikon see ei lõhu.